Mai, aga hakkame sellest, et see siin on ju sinu lõputöö. Jah. Räägi, kuidas sa selle lõputööni üldse jõudsid? Kuidas sa selle mõtte peale tulid, et sa hakkad seda asja kirjutama? Ei, no, ma olin kirjutanud ühe lihtsama versiooni professor Kaarlingule ja tema leidis, et mul on nii palju materjali muretsetud, et nüüd ma võin nii nagu kõrgema kraadi peale kõrgemat kraadi taotleda. Ja ma mõtlen, et mina olin tema absoluutselt viimane õpilane, sest ta läks pensionile. Et see oli juuni lõpus 72 oli see, kui ma temale siis suuliselt pidin vastama igasugustele küsimustele, sest see oli nii nagu kirjalik ja selle juurde käis siis suurine ülekuulamine nagu. Ja see oli tema karjääri lõpp oli see. Just Kaarling oli ju Tartus olnud ülikoolis õppejõud ja oli nii vaimustatud eestlastest ja Eestist kõik ja tema oma suured tööd on kõik Eestist kirjutatud, on Narvast ühe raamatu kirjutanud ja veel keskaegsest skulptuurist on, need on kõik Eesti ainelised on ta. Nii et siin Otto Paju, üks kunstnik ütles, et see Kaarling on üks naljamees, et kui tuleb välja, et sul on Eesti nimi ja sa oled eestlane, siis kohe ütleb, eestlane, et ta on kohe sõber. Sest ta oli noor mees, ta oli just oma doktoritöö kirjutanud aianduse kohta Göteborgist. Ja 25 aastane oli ja siis kutsuti teda Tartu Ülikooli, kutsuti teda professoriks. Nii et ta tuli oma pruudiga ja ta abiellus seal ja tema 3 last on Tartus sündinud. Nii et Tartu professorid ütles, et küll on see Rootsi noor professor ikka naljakas mees, et kui meie alles magame pühapäeva hommikul, siis nemad juba on metsas jalutamas, panevad suured kingad või saapad jalga ja lähevad metsa. Aga kas see oli siis professor Kaarling, kes soovitas sulle Balti hõbedat hakata uurima? Ja, sest ma tegin ühe väikese, ma pean otsima siin riiuli peal, ma tegin ühe väikese töö, mis ta leidis, et seda saab edasi arendada. Oota, ma vaatan seda oma riiuli peal, see oli vist Balti, see oli üks teadus üks seltsi, just viiustoonika vaatame. Siin peaks ju midagi olema. Siin on ka üks. Oota, ma siin on vahele midagi pannud. Jah, näed, ongi. Mul siis ei olnud midagi muud, kui oksonilt saadud pildid olid mul mõtlemisi vähe materjali oli. Nii et see oli sinu kõige esimene uurimist? See oli minu kõige esimene, jah. Ja siis sa näitasid seda talle? Ja ta leidis absoluutselt, et seda. Sest ta küsis minu käest, et kas ma midagi vanast hõbedast tean. Ja ma ütlesin, ja minu emal olid hõbelusikas. Ei, ma tea midagi, aga tema teema oli see, et tee kindlaks, kes olid need rootslased, kes töötasid Tallinnas. Nii et tema andis mulle selle teema. Ja ma leidsin tõesti alguses 2 meest
just nende dokumentide järgi Põhjamaa muuseumis leiad, kes olid need kullassepad, kellel oli antud väljasõiduluba. Ja see oli see, et need sellireisid läksid juba üle Peterburi ja üle Helsingi läbi Läänemere, ümber Läänemere käisid nende selli, et ennem olid Saksamaal käisid ringi, aga siis võeti, kui Peterburis oli suur Saksa asundus oli ja sinna tekkisid kullassepad ja omad Zunst oli, nii et siis nad läksid juba läbi Peterburi ja Helsingi ja käisid seda teed pidi. Nii et see, siit ma hakkasin peale, et paar tükki ikka oli Tallinnas. Ja siis Kaarling leidis, et sul on nii palju materjali kogutud ja just tema asetäitsa Eimer ütles, kellele ma näitasin veel, mis ma olin siis juba leidnud neid esemeid, et detektiivitööd. Lihtsalt, et kellel need võiksid olla, Bukovski kohast ma sain andmeid ka ju, kellel nad müünud olid neid. Ja nendel oli alati kataloogid, olid Bukovski kataloogid, ma olen neid ära visanud, sellepärast, et kui palju sa need hoiad ikka. Ja sagedasti olid valesti määratud, nii et kui sa ikka oma silmaga käid, enne kui oksjonile läks, siis nad kutsusid mind vaatama. Et meistrimärgid õiged oleksid ja et nad oma kataloogidesse õiged andmed annavad. Ja ma olin siin nagu üks nõuandja sellele oksjoni daamile siin. Mis aasta see oli? Mis aasta see oli, kui sa hakkasid uurima seda? Ja mis aasta see oli, ma ütlen 64 tegin oma 64 oli, tegin oma kandidaaditöö. Nii et nad leidsid, et kui sul nii palju materjali on, siis mine edasi, aga ma ütlen, mul tekkis Saksamaal üks võistleja. Ja Saksamaal olid läinud üks perekond, kullassepa perekond Dehio. Mitu generatsiooni Dehiusid olid meistrid Tallinnas ja nemad olid Saksamaale tulnud ja seal oli üks daam, kes oli teinud oma doktoritöö keraamika alal ja tema poole oli pöördutud, et ta tegi kõigepealt et kas sa tahad hõbedaga tegeleda, oli üks näitus oli kuskil Darmstadtis või kuskil oli, mida ma käisin ka vaatamas, mis nad olid leidnud Balti hõbedad siis perekondades ja panid need välja. Nii et tema sai, sest Hiiudus oli oma fondi teinud ja tema sai publitseerimiseks sai raha. Nii et minu asjad on siin väiksed artiklid ainult siin ja seal. Tema andis välja ühe raamatu. Ja ma ütlen, et õieti see, mis mina oleks pidanud välja andma, see on minu võistleja on selle välja andnud siin, see Anne-Loore Leistiko. Näed, see on milline uhke raamat. Aga ta on muidugi võtnud seda laiemalt, mina piirdusin ainult Tallinnaga, aga tema on võtnud terve Liivimaa ja Eesti ja Riia asjad on siin ka. Igatahes siin on just see, mis mina uurisin neid eeskujusid, et kuskohast nad võtsid need pildid. Ja siis oli
ma sain igatahes laenata seda pildipiiblit siin ja leiad siis, et need pildipiiblites on need olemas kõik seda, et kuidas sa võtsid, need motiivid võtsid piiblitest, pildipiiblitest. Pildipiiblitest. Ja siis mida see tähendavad siin ja aastaajad ja see on 12 siin ja siin on siis need Rootsi kannud on sagedasti need plaadid on importeeritud, seda on see Härdmark siin, nad seda muuseumis selgeks teinud, et need oli üks tööstus Saksamaal, kes tegi neid plaate ja need importeeriti ja need oli harilikult suured üle terve kaane, aga Eesti kannudel on need väikesed ja see tähendab seda, et need ei ole mitte importeeritud, vaid need on meistrite oma tehtud nagu taotud tagantpoolt see tehnikaga. Aga kui sa hakkasid uurima 1964 aastas, ja. Siis oli ju sügav nõukogude aeg. Ja, no, kuidas sa seda uurisid? Vaata, see oli see, et mul oli Eestis oli, vaata, ma võtsin selle raamatu välja, selle Vende raamatu. Näed, see on siin. Selle. See proua Vende, temaga oli mul kogu aeg ühendus, kirjavahetus oli ja teda oli NKVT-sse kutsutud, miks pärast, et nii palju kirju kirjutate ja ta oli ütelnud, et see on eriala teadlased omavahel kirjutavad, nii et tema sai välja anda selle raamatu, mis aastas oli 65, 67. Ja need on selle põhjal, mis Eestisse oli jäänud ja Eestisse oli jäänud võrdlemisi vähe, sellepärast, et need omanikud olid sagedasti baltisakslased, kes õpetajad korjasid ja õpetaja vastu huvi tundsid. Nii et kui nemad kutsuti Saksamaale, meil oli ju sakslaste evakueerimine oli täiesti. Ja me imestasime, miks pärast sakslased järsku meid hakkasid ära minema. Ja see oli see Molotovi-Ribbentropi pakt, mis oli nendel nagu teada, et see tuleb üleandmisele ja siis läksid Saksamaale ja võtsid oma õpetaja kaasa. Et Saksamaa ja see oli üle terve maailma olid läinud, mis ma veel Argentiinast leidsin veel viimas. Nii et proua Vende ütles seda, et tema oli hakanud seda uurima, mis nendel Eestis oli jäänud. Ja seal oli ju Tallinna linnale kuulusid seal oma need maksukannud, et kui nad käisid oma iga-aastast tulumaksu maksmas, siis antud nendele lonks veini sellest suurest maksukannust on antud ja proua Vende ütles seda, et mul oli see manuskript oli mul 10 aastat valmis ja see käis siis Moskvas, käis tsensuuris ja seal olevat siis kõik, mis on Saksamaaga oli tegemist, oli maha tõmmatud. Nii et ta ütles, et see raamat on mul nii ära nüsitud. Nii et ainukene asi, mis ma leian, et siin on positiivne, on need värvid siin peal. Just me jõudsime jutuga sinna, et tema uuris, eks ole, seda, mis seal Eestis oli. Ja sina ju kunagi Tallinnasse ei läinudki. Ei. Ja see oli ka, kuigi oli võimalik minna. Ja, aga sa otsustasid, et... Ei,
et kui sa sealt ära oled tulnud, siis vabatahtlikult ei lähe. see on natukene ebakindel oli see. minu mees oli käinud ju Eestis ja ma ei tea, mis aastal juba ja oma sugulasi külastamas ja muidugi midagi ei juhtunud, aga ma ütlen, mõne inimesega oli seal ju nii, et kes läks tagasi siin, see Ardna oli üks orelikunstnik siin, Priit Ardna, kes kirjutas operetimuusikat ka ja teda oli seal Eestis ette kantud ja teda oli külla kutsutud siis ja ta läks ka. Ta oli Viimiga siin natuke raksu läinud ja oli kõik oma noodid saatnud muusikamuuseumile. Ja siis kutsuti teda sinna, ta oli nii nagu suur donaator oli ja see suur asi, et välismaalt keegi doneerib midagi ja siis kui ta oli sinna Tallinnasse jõudnud, siis pandi ta mikrofoni näada ja öeldud, eks meil ole siin ilusad haljasalad. ja Ardo ütles, kirust kurja ja ütles, ma tean ju, kuidas need haljasalad seal Niguliste kiriku juures, kuidas need toimisid, et ise pommitasite selle linna ju poluks ja siis tahate töötada, et ma teie haljasalasid pean kiitma. see Niguliste kiriku juures ju oli täitsa ilusad keskaegsed majad olid seal ja need pommitati ju kõik puruks. Aga sina käisid siis Göttingenis? Kuidas? Sina käisid Göttingenis? Mina käisin Göttingenis, jah. Mis sa sealt leidsid? Just sinna oli see Kanuutigilde arhiiv oli sinna viidud. Aga mitte terves, ma ütlen, et mitte aast kuni topeltveeni vaid sealt puudusid teatud osad. Ei tea, miks? Ei no sellepärast, et kui seda evakueeriti, siis oli see poiss, autojuht oli siis mõne paki ikka jätnud koju. ja ma selle proua Vendiga ja just selle proua Kontsapiga, kes tina valajaid uuris, nendega ma sain ju nende asjade kohta, mis olid Tallinna Riigiarhiivis olid, vaatasid järgi seal. Nii et teatud kontakt oli meil kogu aeg olemas. Aga nagu öeldud oli ju proua Vende oli KGB-sse kutsutud, mitte nii palju välismaaga kirjavahetust peate. Mul on need kirjad alles, ma ütlen. Ja selle tinavalajaga, selle daamiga oli meil väga kena niimoodi, ma ütlen, et meil oli nii hea kontakt oli temaga. No ja see on nii nagu kauge minevik siin praegu. Aga Lundi selles kultuuris oli mitu asja juba ees, nii et siis sai tehtud siin ju siin oli see Estivali puhul oli Eesti. See oli 1986. 86, jah. Et see oli Eesti tutvustamise aasta. Jah. Aga kelle mõte see oli üldse, et seal Lundis teha seda näitust? See oli just kultuurilis, kui meil olid seal Eesti päevad olid. Siin tehti ju, Estivali tehti Göteborgis ja Lundis oli. Need olid nii nagu väiksed
manifestatsioonid, et Eesti on okupeeritud, siis käis see ühenduses ka väikeste poliitiliste nõudmistega, et okupandid Eestist välja ja vaata see Eesti on kuningakojas. Rootsi kuningakojas. Rootsi Gustav V oli hõbeda vastu huvi tulnud, oli kogunud, see on nõndanimetatud Karlskool on see, et jalad on sellel kaanel ka, nii et sa võtad selle kaane maha ja siis siia juurde käib siis üks lusikas keha käib. Nii et ma uurisin just, et mis jook või mis toit see Karlskool oli ja ma olen leidnud seda retsepti ka, et see oli üks niisugune suvine jahutav suvine jook, mis segati veinist, sidrunikoorest ja kaneelist ja mis sinna sisse maitseid pandi siis ja see oli niisugune, mis siin ütleks, lesk. Jood seda suvisel ajal. No igatahes see Gustav V oli lastud, oli kokku ostnud igatahes hõbedat, nii et me selle proua Kontsapiga saime loa just seda kogusel vaadata. Seal oli siis muid asju ka, seal oli Rootsi asju ka, aga väga palju Balti asju, Riia ja Eesti asju oli seal ja just see Karlskool, külmkaus. Ja see teed nagu need meistrid kindlaks, kes need võimekad olid ja uurid siis natukene, kui palju nendele kui palju sell oli, sellest ei saanud teada saada, aga kui palju neid õpipoisse oli, on siin selles raamatus on igatahes õpipoisid üles loetud, siin see kelle juures nad olid õpipoisid ja Leerjungen ja kui kaua nad olid ja siis andmetega nende kohta, nii et mis raamat see on? See on Die Goldschmiede Revers. See on 1931. Ja Lübeckis välja antud, jah. Kus sa selle said? No kui ma hakkasin seda asja uurima, siis ma võtsin ühendust ju selle härra Kohviga, selle Rene Kohviga. Tema on arhitekt ja elas siin oma perekonnaga. Nii et see Rene Kohv oli väga huvitatud sellest, et keegi hakkab seda õpedat uurima, nii et tema kinkis mulle selle raamatu. Nii et siit pärineb sul päris palju teadmisi. Ja see on nagu piibel siin. See on see. Ja see on just Tallinna Revali. Ja, Reval. See on Friedenthal oli igatahes üks kunstiajaloolane, kes on väga põhjaliku töö teinud kõikide nende suurste eeskirjad ja algused kõik ja siis tema literatuur, mida ta on kasutanud, kõik läbi töötanud igasugused Mattiasi briefe ja Doiberlich oli üks mees, kes oli väikeste linnade kohta teinud mingisuguse uurimise ja Stida ja Metich ja need on just ajaloolased on siin Notbeck ja Neumann.
üks suure formaadiga raamat oli Notbeck ja Neumann Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Revas oli see kuninglik raamatukogu, nendel olid olemas need. Ja siis mõningad juhul, kui sa saad teada, et Helsingis on raamat olemas, siis telliti Helsingis välja. Ma istusin mitu aastat kuninglikust raamatukogust ja uurisin neil, mida nad mitte koju ei laeda. Ühe osa võis koju laadata, aga niisugused haruldased raamatud, nendel oli omad kataloogid, olid AK kataloogid. Ja ma seal iga pikk tagasi, ma mäletan täpselt, kuidas see oli. Kuna ma siin olin õpetaja, mul olid suvel vabad, siis ma kasutasin suvesid just niisugustest uurimisteks. Ja vaatad siis igasuguseid, uurid igasuguseid seeriaid, mis sakslased olid välja andnud Beiträge ja Geschichte ja niisugused saksa allikad olid peaasjalikult. Nii et saksa keelt õppisid sa juba... Ei no saksa keelt me hakkasime, koolis oli meil ju 3. klassist peale oli meil saksa keel oli meil juba nii nagu meie need baltisakslased olid ju võrdlemisi domineerivad, kuni nad oma nendest mõisadest ilma jäid. See oli 24 vist, kui saksa parunitelt need ekvireeriti need mõisad. Et kui ta oli hea parun olnud, siis jäeti talle mõisasüda alles, kui ta oli paha parun olnud, siis võeti kõik ära. Nii et siin palju me elasime just, Viljandis elasime ühe paruni majas, selle nimi oli Krüüdener ja temale kuulus Viljandi mõis suurte maa-aladega ja temale jäeti tema mõistasüda alles ja ta oli enda jaoks ehitanud maja seal uues linnas, Sakala puiestee. Nüüd on Maramaa puiestee vist oli see puumaja oli ja meil oli seal korter, nii et tema müüs selle maja ühele teisele sakslasele, kelle nimi oli von Bock. Ja see oli niisugune saksa junker, ma ütlen, see oli selle 30. aastal, kui Hitleri jugend hakkas oma nina tõstma, nagu öeldud, siis hakkasid meie saksa kooli poisid hakkasid mööda linna marssima suured saapad jalas ja lausid isegi. Nii et see von Bock oli siis niisuguse jahikübaraga, tal oli niisugune jahimehe munder, oli tal seljas kintspüksid ja siis kübar, millel sulg oli. Aga ta oli väga hoolikas, kõik, mis meil majas viga oli või siis käis ta isiklikult käis ja hoolises sellest, et sai kõik ära korraldatud, nii et me olime selle von Bockiga väga rahul. Nii et sul oli lapsepõlvest saadik juba saksa keel selge? Ja ei no, ema leidis ju seda, et ühe keele peab inimene ikka ära õppima ja meil oli nagu saksa orientatsioon oli meil tugevam kui inglise keel sel ajal. Nüüd õpiks nagu, laps õpiks ka inglise keelt esimeseks ära, aga siis oli see, et saksa keel oli ja ema muretses mulle ühe meie majas elasid 2 saksa prouat oli. Selles paruni majas oli mitu korterit oli ära jagatud ja meie koridori peal oli 2 Fredi Höppener ja proua Hoffmann olid 2 saksa taga oli mustad lindid olid ümber kõri, mõtled käisid mustas 40-aastased, aga käisid nii nagu 80-aastased käisid ringi. Must pael ümber kõri. Ja ema leidis,
et ma pean ühe keele peab ära õppima, siis nii, et tema käis minuga mängimas, see proua Hoffmann. Ja mängisime Musta Peetrit, Schwarzer Peeter oli ja see saksa keeles nii et kui sa teadustööd nüüd tegid, siis et keelega sul probleeme ei olnud, et saksakeelseid materjale? ei, no mul oli nagu öeldud see Leistikov, kui ma olin saksa keeles kirjutanud ja temale näitasin, siis ta ütles, du machst dich lächerlich. ja mis sa siis tegid? Ma kirjutasin rootsi keeles ja lasin tõlkida. See tõlkis teine, mõned asjad olid valesti tõlgitud, see Mustapeade klubi oli, ma ei tea, mis ta oli tõlkinud. Ja kui ma siis hakkasin õiendama, siis ütles, et tühja ka umbes. Just, et sinul enamus artikleid on sul ju saksa keeles. Jah. Või rootsi keeles? Ja ma olen rootsi keeles, ma olen siin ju väga vähe kirjutanud siin teadusliku 7 aasta raamatutest nii nagu, siis hakkad mitte ainult neid esemeid vaatlema, vaid vaatad, milleks need kasutati. Sest ma käisin siin ülikoolis ja õppisin etnoloogiat ja etnograafiat. Ja etnoloogia oli Põhjamaade rahvaelu ja etnograafia oli siis üle maailma nende teiste rasside, teiste rahvuste uurimine oli. Mulle mõlemates olid mul siin üks punkt oli mul ja ma olin mõtelnud, et ma võiksin kuskil muuseumis ametit saada amanuenssina või midagi niimoodi. Aga ema jäi haigeks ja siis ma olin siin amanuensside ühingus olin, kus pakuti kohta. Ja kui ma aasta otsa olin seal olnud ja alati ära ütelnud nendele kohtadele, mis pakuti, sellepärast, et ma ei saanud kodult ära minna. Siis öeldi, me oleme siin nüüd aasta otsa siin sulle pakkunud ja nüüd me kustutame sind nimekirjast. Nii siis oli minu muuseumi karjäär oli siis läbi. Aga ma ise mõtlesin, et muuseumis täitsa tore oleks vanade asjadega tegeleda. Nii ma olen siin, oota nüüd, kas hakkab sadama vist? Sajab. Ja ma olen siin nagu selle joonistusõpetaja selle liini peale läinud siin, nii et sellel alal ma olin ju hulka aastat töötasin siin. Aga kas vaatame lähemalt neid teadusliku seltsi raamatuid, et kus sa oled avaldanud oma neid töid? Oota, mis see on? See on see sama või? Kas see käib seal? Ei, siin on üks esimesi, siin on need Tallinna kullaseppade proovitööd. Proovitööd, jah. Siin on mingisugused Noapead. Noarõngad. Jah. Kas need siis noarõngaid vahetati? Ei, need on nagu ilustuseks, et noapea oli siis luust või sarvest või mingisugust muust aidest, siis see nuga ei ole mitte söömise nuga, niisugune, see tuli alles 18. sajandil, tulid need nuga ja kahvel tulid, vaid siis oli lusikas oli, mis käis saapas ääres ja nuga ja see oli terava otsaga, nii et sa võid siis võtad palukese ja noa otsaga vist võtad siis vedeliku lusikaga peale. Et ka kahvel on hilisem leiutis.
siis otsid neid eeskujusid ja siin on ühed huvitavad asjad. Kihlusprees. ja Mis asjad need kihluspreesid olid? true loading tähendab see, et sa annad oma lubaduse, et ta su ära võtab. See oli väga tähtis, kui sul laps oli juba tulnud, et siis peiglis ikka sulle true oli. True loading oli see. Ja need käisid siis krae. Sa annad käe, lubad truudustada. Kas need pandi siis särgikaeluse või kaelaräti? Ja need olid siin väiksed särgikaelused olid sellega kinni siin, see käis lahti siin niimoodi. Minu emal oli ka, need olid hoburaua kujuline prees oli, mida ta kandis siin oma särgikaeluses. Ja nendel oli ka oma mood oli, muutusid aastatega, muutusid, need preesid muutusid, nii et ema prees oli möödunud sajandi algusest, mis nad olid, abielusid 1911. Ja see on siis üks niisugune true loading, et sa annad selle preesi nagu lubaduse, et ta ära võtab. Ja siin on neid kannusid ka. Ja no, kui sa just meistriks saamine oli võrdlemisi keeruline asi, nii et need ei olnud sugugi lihtsalt teha, need pokaalid. Ja sealt ma sain just Tallinna linnamuuseumist sain ma ju materjali. Aga kui sa, no sulle postiga saadeti sulle siis Tallinnast neid pilte. Kas sulle saadeti postiga neid pilte? Kuule, see küll see oli niimoodi. Ma pean vaatama, mul on oma arhiivi ju ka, ma pean vaatama, mis minu kirjavahetust selle proua Konsapiga ja see on päris huvitav. See oli just see, et välismaal oli rohkem sattunud, kui Eestis oli. Ja Eestis varjati need ka, kui sul oli midagi, et sul keegi ei tule kas midagi ära võtma või nii, et see materjal oli sagedasti oli just Saksamaal. Ja muidugi sattunud ka oksjonitega ühe teise kohta, nii et see kõige kaugem oli mul ju Lõuna-Ameerikast oli üks mingisugune vaagen oli, mis oli sinna sattunud perekonnaga, kes emigreerus. Nii see oli niisugune detektiivitöö oli. Uurideid. Kas need nõukogude, kui oli see küüditamine, siis ilmselt jäi ju palju seda hõbedat jäi ju Eestisse ka. Aga mis sellest sai? Ja ma ütlen, et kui küüditati, siis olid need tehti ju korda tühjaks ka ja need olid sattunud just Moskvasse. Need võeti ära inimeste käest, need ei tohtinud, nad pidid ära andma need asjad ja Moskvas oli mingisugune ja ma tuleb praegu meelde, kus kohal need hoiud olid ja need saadeti, kui venelased tahtsid raha saada, siis saadeti just oksjonitele välismaale. Seal olid omad agendid olid, kes seda asja õiendasid, need tulid sagedasti Moskvast, olid Bukovski juurde ja siin oli linnaarhiiv, kaks oksjonit oli siin, linnaoksjon ja Bukovski oksjon oli. Ja need peaasjalikult olid just Bukovskile sattusid, aga linnaarhiivis oli ka
üks kogu tuli püügile, üks suurem hulk neid Balti päritoluga neid esemeid läks müügile siin. Nii et siin nagu öeldud, et oli Reinald see, kes endale kogu muretses. Nii et ta on ise siin ka teinud väikest uurimist väiksemate linnade meistrimärkide ja linnamärkide kohta on Reinald teinud siin oma väikese uurimise, nii et meil oli temaga kogu aeg oli pidev õiendamine. Nüüd on ju surnud, tema proua on veel alles. Aga mis Sven Alur Reinaldsi sellest kogust sai? No tema doneeris selle Kadriorgu muuseumisse. Ja mina käisin just vaatamas, et kas see on välja pandud ja ühes Mondris oli paar asja. See on doneeritud Reinaldsi poolt. Üks kann vist ja üks peeker ja midagi veel, mingisugune väike koorekann või midagi niimoodi. Ja ma küsisin just, et kust kohalt see kogu on. Ja see pidi olema kuskil Kadrioru juures on mingisugune magasin. Nad ei ole välja pannud seda ja vähemalt sel ajal, kui mul Eestikaga ühendust oli, siis oli see magasinis. Ja ma leidsin, see on ülikahus ju, et te peaksite siis tegema muuseumist mingisuguse oma osakonna, et inimesed näevad neid asju. Ja ma ei tea, mul nüüd mitu aastat ei ole mul enam ühendust olnud. Mõtlen, vana inimene mõtled, et mina olen oma töö teinud, las teevad teised edasi. Aga ma ütlen, satud niisuguse ala peale, millest sul varem ei olnud üldse aimu ja hakkad uurima ja tuleb sust järsku oled mingisugune ekspert oled siin. Ja see oli väga kena, et nüüd Bukovski daamid kutsusid mind siis teinekord enne kui Oksjonile läks, siis kutsusid vaatama neid asju. Nii et sa olid neile nagu üks ekspert? Jaa, no ma ütlen mingisugusel viisil ja. Aga ma ütlen, et see proua Lestikov sai ju nii palju neid, vaata see, see Silver astu see. Kuidas sa seda Rüssenbergi monstrantsi hakkasid uurima? See on ju see Rüssenbergi monstrants, eks ole, mis on Ermitaažis. Kuidas sa selle peale sattusid? Vaata, seda ma praegu ei tea, kuidas ma... Et see oli antud Peeter Esimesele, kui see oma vägedega tuli 1710, siis oli kuulus Nikolai kirikule, Nigulusti kirikule ja Tallinna linnaisad olid andnud selle Peeter Esimesele nii nagu hüvituseks, et ta kena oleks, mitte ei hakkaks röövima, vaid oleks nende vastu kena ja tõepoolest kõik privileegiumid, mis sakslased olid seal, said kõik kinnitatud, nii et Peeter oli olnud väga liigutatud sellest kingitusest. Aga kuidas ma usun, et see oli ikkagi proua Vende kaudu oli, kellega ma hakkasin kirjavahetust pidama. Kui hakkad otsima, mis asjad meil üldse võimalikud on, siis
nii et ma igatahes ma sain hulga pilte sain sealt. Kas professor Karling ka suunas sind, et mida konkreetselt sa peaksid uurima? Kui see Eesti aineline teema oli, siis Karling oli kohe elde loogu nagu öeldud, et Eesti ja Eesti. Tema ideaalmaa oli see. See oli väga kena mees oli. Ja ma ütlen, et Otto Paju ütles, et küll see Karling on üks naljamees, et nii palju, kui ta saab aru, et sul eestlasega tegemist on, siis on kohe sõber. Nii et see... Aga kas sa Peterburis loomulikult... Kas sa kunagi hiljem oled käinud Peterburis? Ei ole. Ei, ma ei ole seal kunagi käinud. Mõtlen, see oli see minu litsensaadi töö. Ja ma piirasin seda 1650. Sest tegelikult oli mul materjali oli kuni 19. sajandini, kui nad hakkasid Vene templit kasutama. Ja siis ma tõmbasin seda piiri. 1650. 1650, jah. Just see esimene 1474 oli see suur monstrants oli tehtud. Nii et sellest peale Rüssenbergska monstrantsen. Need oli mitu generatsiooni Rüssenbergi töötas. No sest ma ütlen, siin on ju varem seda kirjeldatud ja käsitletud, nii et ma ei ole seda oma silmaga ju näinud. Nii et teed niisugust tööd just, et mis on teised, nagu teised on sul tee avanud, siis uurid edasi. Just ja vende. See vende raamat just, mis ta ütles, et see on nii ära nuditud. Igatahes see oli mul nii nagu piibel oli mul siin see Rüssenbergi raamat ja vende raamat, nii et ta on teinud, ta on väga head tööd on teinud, aga nagu öeldud, ei saanud ta kõike avaldada. Nii et sealt edasi sa põimisid selle etnoloogia ja etnograafia teadmised ka sellesse hõbeda uurimisse, nii et sa hakkasid uurima ka asjade kasutust, jah. Et ma tean, et nüüd mõnedes nendes teadusliku seltsi raamatutes, aastaraamatutes on sul täitsa eraldi artikkel selle kohta. See oli see teadusharude vahemaa. Jah, just.
näiteks siin on üks pilt ju. Šokolaadikann. Et kust teatakse seda, et see just šokolaadikann on ja mitte kohvikann? No seda uurid just, miks pärast siin üks lükatav väikene, et see on auk sees, siis kohvikannudel ei pruukinud auku olla. Et miks pärast tal auk sees on ja käib klapiga kinni niimoodi. Ja siis uurid natukene seda just, et leiad selle vispliga. Siin ei ole seda vispliga poisi, selle meksikaanlase, indiaanlase. Siin ei ole seda. See oli sellest, ja siin ja leiad selle, et see käis niimoodi. Õõruti niimoodi. Aga kust sa selle kohta lugesid? Ja no ma ei tea, igatahes see oli niisugune tuhnimene. Leiad teisi kannusid ka, mille niisugune klapp peal on. Et need ei olnud mitte kohvikannud, vaid šokolaadikannud olid. Sest kohvi tuli, mida tuli kohvi esimene kohvik Tallinnas oli vist 1710. 1710? Ei, 1702 oli vist esimene kohvik. Nii et see on nagu võrdlevad uurimised natukene, et sa teed kindlaks, et see oli kraaniga ka veel, see on kohvikann. See on kohvikann. 3 kraaniga kohvikann. 3 kraaniga kohvikann, jah. Et istuti ümmarguse laua ja siis igaüks keerab enda kraanist, keerab kohvi siis tassidesse. Aga siin on šokolaadikann, jah. Sest see stiil oli niisugune, ma ütlen, et niisugune Woldi stiil oli, see oli igal pool. Just vaatad siin võrdled Rootsi hõbedaga ja leiad, et see oli väga palju nagu moe asja oli siis nende klassikaliside 17. sajandi lõpus oli üks klassikaline periood oli, kus kui nad olid väljakaevamisi teinud Pompeis ja Herculanumis, siis niisugused klassikalised vaasitüübid ja niisugused läksid üle terve maailma, nii nagu hakati neid järgi tegema. Nii et see muutsid seda vormi kujundust.